isegi kui sa ei jõua ja sa ei taha seda infot, siis just seesama keha ette programmeerimine, vot see on miski, mida võiks teha, sest et seda sa pärast enam nagu kuskilt ei saa, et mis see tähendab, ongi see, et kui sul on hea partner, kellega kõike saaks läbi mängida, siis harjuta võib-olla erinevaid asendeid, et nii näiteks käpuli olemist või ütleme kükitamist, kasutades võib-olla seda fitnesspalli. Paljud naised või mõned naised käivad ka joogas, et siis see on juba see, kus tegelikult juba harjutatakse erinevaid asendeid ja selle mõte on ka see, et kui me oleme kogu aeg harjunud olema kontoris istudes ja kõndima ringi püsti, siis ega sel hetkel, kui see sünnitus pihta hakkab, reaalselt ei ole loomulik, et me tahaksime järsku käpuli minna. Mõni naine tunnetab, et ta vajab sellist asendimuutust, aga tihtilugu me ei otsi nagu neid asendeid enam põrandalt. Aga kui need asendid, ütleme läbi jooga ja kõige muude harjutuste on tuttavad, et siis ta tuleb meile loomulikult, et me oskame oma kehaga rohkem kuulata, et mõista. Väga oluline osa siin on ka hingamisel, et see on küll üks asi, mis reaalselt tal on väga palju positiivseid omadusi, et kui sa niimoodi sügavalt hingad, nii et sul kõht liigub kaasa, siis esiteks sa varustad oma organismi hapnikuga, see on oluline, sa annad ka titale ju hapnikku läbi selle. Teisalt see tegelikult tõdestab lihaseid.